Tere, head sõbrad, ma tervitan teid salajastest ruumidest, mis asuvad Harku järve vahetusläheduses. Ja siin salajases ruumis valmistatakse ja disainitakse ja tegelikult on välja mõeldud üks imeline toode, mis hakkab maailma muutma. Kujutage ette, on olemas kelk ja on olemas käru, mis need kaks asja on kokku pandud, nii et sa saadki Eesti väga kummalisel talvel, kus vaheldumisi on asfalt, siis on jää, siis on lumi. See on jälle asfalt. Vedada inimesi, kes võib-olla vajavad vedamist. Eelkõige otsa loomulikult väiksed inimesed, nagu näiteks lapsed, aga mitte ainult. Üks selline inimene, kes vajab abi liikumisel, on ju juurde tekkinud. Ja see on otsa loomulikult ei keegi muu kui 115-kilone ja üdini hädas iseendaga Robert Roos. Tere! Järgmine õnnetus juba hüüab kõvasti sellepärast, et kui see mees hakkab nende karkudega käima mööda jäiseid tänavaid, siis on ju selge, et see pull ei lõppegi ära. Mis ma siin olen? Ma demonstreerin sulle, kuidas me päästame su. Mul on rohkem küsimusi kui vastuseid. Tule istu siia ja ma tutvustan sulle seda toodet, mille peal me hakkame mille peal me hakkame seda toodet sinuga testima. Head sõbrad, tundub justkui selline toode võiks olla ammu juba olemas, aga ei ole kuni tänaseni. Tere, Lilian! Ja see on Snoller ja sina oled selle välja mõelnud. Mõtlesin selle välja, kui oligi talvel raske vankriga liikuda, panin lapse kelgu peale, aga siis pidin Nõmme turule minema, siis pidin võtma lapse ühte kätte ja kelgu teise kätte ja mõtlesin, sa pead ostma igasugused mingid kaalikaid ja kapsaid ja ikka tugev Eesti naine. Ja siis ma mõtlesin, et miks sellel kelgul ei võiks rattaid all olla. Me ühe paneme siin kokku ka, sellepärast, et siin samas Eestis te neid kokku panetegi. Tal on all nii suusad kui ka rattad. Mul on ka üks selline väike tegelane, keda ma pean kogu aeg kaasas viimase nädala aega tassima. Ma muidugi ei ole kindel, kas Robert Rool sellise tootega võib ringi käia. Äkki proovime, saame natukene testida. Ehitame valmis ja võib-olla tekib uus nii-öelda siis sihtgrupp juurde. No Robi, kuidas tundub? See ei ole ju mõistlik, kui ma sellisega ringi liigun. See läheb katki. Aga sa arvad, et nii, nagu sa praegu ringi liigud, on mõistlik? No see ei ole ka mõistlik, aga kes mind kärutab? Sina või? No vot seda me tahamegi järgi katsetada, et kas ma olen võimeline või me peame hobused ette rakendama. Kõigepealt eks selle põhiosa sellest Snollerist on 3 olulist veneerdetaili, mis on tehtud kohalikust puidust ja kindlasti peavad tema juurde kuuluma siis jalused. Ja need surud me siia sisse. Ja loomulikult peavad tema juurde rattad käima. Palju selliseid asju juba valmis on tehtud? Mõned 10 ringi vuravad linnade peal. Ehitame siis ühe valmis. Oled sa nõus ka natuke aitama? Või? Ma tegelikult arvestan, et 6 nädalat kipsima ei tohiks. Sisuliselt tähendab seda, et kõik jätkub samamoodi. Minu jaoks ei muutu nagu midagi. Robi on küll kohal, aga mingit kasu ju tegelikult ei ole. Niimoodi lihtsasti plõksti ja keerame kinni. See on juba mitmes disain, mis nüüd lõpuks on välja valitud. Tegelikult on aastate jooksul erinevaid, mille poolest see siis hea on ja mille poolest need teised veel ei olnud. Me ehitasime olemasolevale beebikelgule, panime kapirattad alla, aga mitmes see täna on kuskil 6. Tundub päris tore toode, mida Jüri mulle valmistab siin, aga palju see kandevõime on? Ta on disainitud lastele 40 kilo kandmiseks. Samas ei ole temaga koormustesti ju tehtud. Aga kas te niimoodi teetegi kõik need valmis? Nad on käsitööna sõiamaja tehtud, eks see tootmisprotsess tahab kindlasti arendamist saada. Aha. No pigista nüüd! No veel natuke! No tuleb! Ei tuld! Nii, keerame rattad külge. Sa hingeldad. Raske on täiega siin. Mulle tundub millegipärast, et inimene hingeldab sellepärast, et tema tegi suurema töö ära. Sa pead alati kellegi kohale kutsuma, et kes on nagu jõud. Ja siis teisel on nutti. Jällegi mina ja sina vaat. Mul on jõudu. Sul enam ei ole. Sa jätsid selle padeli väljakule kõigist väljakutest, mis maailmas üldse loodud. Padel, noh. Ja mis oli see nüüd, mis oli vaja siis nagu kuidagi välja mõelda, et toimiks? Kogu selle konstruktsiooni ehitamine ja et see oleks ka selline minimalistlik, et temas ei oleks väga palju müra. Kas sa juba tahaksid ringi vurada sellega? No ma ei ole kindel, aga ma tean, et mul nagu lapsed kindlasti oleks huvitatud. Vaadake, palju ta sinu pärast vaeva näeb. See on esmakordne. Sellist asja varem pole juhtunud. Aga Eesti puu on Eesti puu. Jonnakas. Anna minna. Pikemat on vaja. Andsid vale selle. 3 erineva pikkusega on teil need. Noh, ei ole üks asi mul kunagi tegemata jäänud. Ja vopsti! Snoller, helkurklepsud, paneme pumpsti peale. No loodame, et jäi. Et ei ole Oller või midagi veel hullemat. S.
NOLLER. Pamm! Kas vastab tõele, et saite hiljuti suure auhinna ka ju? Saime küll. Patendiamet valis Knolleri aasta disainiks. Aasta disainis? Aasta disain. Väga tore. Aasta disain 2024 Knoller, ühenduse disainilahendus 0157909502. See on standard, mis räägib sellest lapsekärust, jah? See on tegelikult kaitse, see on disainikaitse. Oled tähele pannud, et Robbie lihtsalt muud ei tee, kui eksib. Eksib kõndides, eksib sportides, nüüd eksib ka neid numbreid etluses. Mis te siin olete siis silmas pidanud? Seda seljatoe raadiust, et kogu see konstruktsioon on arendatud ka lapsevankri standardi alusel. See oli liiga keeruline, ei tohiks olla. Robbie, kas sa oled juba põnevil? Ei jõua ära oodata, et saaks minna Kelgumäele ja asfaldi peale, et lasta oma hea sõbraline sõidata. Kuna sa oled nii raske ja kelk on nii libe, et kui me oleme mäe peale, kui ma lihtsalt ei jõua kinni hoida, siis sõidad mu kätest nii-öelda lahti minema. Vaadates sellegi nagu suusaosasid, ma võiks öelda, et kui oleks omal ajal olnud sellisest materjalist kelgutallad, oleks ma ikkagi olnud võidumees. Proovime, Robbie, neid trakse sulle. Ja see tuleb muidugi jalge vahelt ka läbi, eks ole? Just, ongi 5 punkti. Hoiab sind turvaliselt kinni. Ma tunnen ennast nagu vaimselt ebaturvalisemalt. Järjest rohkem, kui see mees seda kelku valmis saab. Robbie, kene! Machine on ready! Siia lähevad need ka. On ikka vaja neid, jah? Ma mõtlesin lihtsalt, et see muidu lapse puhul on ju see väga-väga oluline. Ma lihtsalt mõtlesin, et kuna meil on Robert Rool. Nüüd on ju olemas. See on vist lihtsalt tõmbad laiali ja saad siit välja hopsti kokku. Ja siis on kohver. Võtad kaasa. No Robikene, oled sa valmis? Nojah, olen küll, jah. Lähme siis katsetame ära masina, mis on tegelikult mõeldud kuni 40 kilostele enam-vähem. Sina oled 3 korda raskem, 115. Sa alustad 115, nüüd sa räägid 120 juba. Sa tegid sporti selleks, et alla võtta. Nüüd järgmised 6 nädalat sa ei saa tähendab sporti teha. Ma ei ole veel 110-gi. Jaa, aga kui me paneme sulle jope selga ja liigume edasi selle hetkeni, kui hakkab sulama välja, siis ma arvan, et sa oled 120. Okei, sul on võib-olla õigus. Praeguse ilmaga Robbie vedada kas ratta peal või siis kelgu peal. Nagu praegu on näha, ilusti ratas on siin all. Rampsti! Mul on selline tunne, et kelgu peal on praegu isegi kindlam. Nii, sõbrakene, tule siis võta istet ja vaatame, kuidas me hakkame sind. Aga mis saab siis, kui see kohe katki läheb minu raskuse all? Ma ei usu, et see kohe läheb. Kas süüdi oled siis sina või mina? Ma ei usu, et ma olen süüdi. Ma ei tunne ennast seda tehes mugavalt, ma ütlen. Nii. Oh! No kuidas tunne on? No nagu istuks pliita ees väikse puhku peal nagu vanasti, et saaks hakata sussitama neid tikku, panna neid hästi madalal. Tunne ennast mugavalt. Kusjuures ära sa ütle. Istumise asene istudes on väga mugav. Selline võiks olla välifestivali kaasas, vaadata kontserdit ja see toetad selga, kõik on hästi. No ma panen selle kinni. Muidu paneks siia lapse. See on siis nagu ühe jala kinnitus on see. Muidu paned jah, lapse jalad kinni siia. Aga kuna su jalg on nii paks ja rasvane. Sina oled nagu mitu. No ei ulatuna eri kinni. No ei, super, nüüd on skutt on peal. Karke pole sul enam vaja, Robbie. Nii, no ühesega need peaks muidu üle õlgade tulema, aga no praegu see on nii ja. Ongi minek. Robbikene. Kohutav. Ei, no väga mõnus, mugav on. Ma ei saa ühtegi halba asja öelda ja sa kujutad, see pole katki läinud nii valvel. Ei ole katki läinud ja niimoodi me hakkamegi käima nüüd võtetel ja poes ja igal pool mujal ka. Muidugi lükata ei ole nii lihtsalt, sellepärast et libe on õues, jah? Raskus on siin ees päris tõsine. Aga pidu. Ma panin jala maha. Sa panid jala maha? Ma panin jala kogemata maha ja vaata, kui pidul oli, jah? No ma ei tea, no kogemata läks. No nii minek. Nagu Soome kelk. Ja näed, lumme saad ka minna. Lumi on hea kõva. On hea kõva, see on hea kipsile, väga mõnus, kui see põrkab vastu. No kuule, ühesõnaga, mina olen väga rahul. Ma jätangi seda sulle seniks, kuni sa saad oma jala terveks, ühel hetkel see ju ometi juhtub. Just. Ja mis seal ikka, kuule sõbrake? Ma olen praegu siin kinni. Ma olen nüüd järgmisele võttele. Ja sina naudi siis uut masinat. Tavaika. Aga ma ei saa siit välja ise ju. Käed kinni. Jüri! Oo!